Tere, mina olen Kristi Saarpuu. Näitan, kuidas programmis kodu olevat mängu salvestada programmi, salvestada arvutisse ja muudetud mängu üle salvestada. Kõigepealt, kui on loodud programmis kodumäng, seda katsetatud. Minul on siin ekraanil siis esimese tunni ülesanne, kus rattasõitja noole nuppude abil liigub. Et seda salvestada programmi, väljun mänguvaatest Escape nupu abil, otsin tööriistarealt maja ikooni, vajutan sellele ja seejärel võtan salvesta minu maailm ehk Save My World. Nüüd saame siin anda mängule ka nime või pealkirja. Esimesse kasti kõige viimase sõna järel klikates ja tagasivõtu noolega klaviatuuril kustutades ingliskeelne tekst, saame siia trükkida siis mängule nime või pealkirja. Iga õpetaja võiks siin mõelda, et kuidas oleks loogiline neid mänge siin salvestada, sest iga eelnev tund on aluseks järgmisele tunnitööle. Selleks mina panen mängule pealkirjaks programmi järgi kodu, siis roomanumbri esimene, see tähendab, et kodu esimene osa, koma vahele ja mitmes tund. Nii et tegemist oli meil praegu tund 1, siis nimetan sellega tund 1. Teine kast kuulub kirjeldusele, seda ei pea täitma, aga samas võib, et oleneb, kui head trükkijad lapsed on. Inglisekeelse teksti kustutamiseks tuleb jälle klikata vasaku arvutiire klahviga viimase sümboli järel, tagasivõtu noole nupuga klaviatuuril, saame selle teksti siit kustutada. Ning seejärel saab siis trükkida, mis oli selle tunni ülesanne, nii et siia võib trükkida, et tegelase lisamine ja selle liikuma panemine ja liikumine. Aga seda ei pea, nii et oleneb täiesti lastest, et selle võib siin täiesti tühjaks jätta. Kolmas kast kuulub siis autorile, nii et oleks kõik aus ja täpne, panna eesnimi ja perekonnanimi. Seejärel vajutada siis all salvestamisnupule Save. Et kontrollida, kas mäng on salvestatud programmi kodu, tuleb minna jällegi maja ikoonile, vajutada Load Word ja kõige parem on leida seda My Words ehk minu maailmade kaustast. Ja kenasti on mul näha, et see mäng on siin olemas. Teine salvestamine on siis, kui on eelmist tööd muudetud. Laps on katsetanud, kas tal tegelane teeb nii, nagu käsud on antud, et sööb õuna. Jällegi väljuda Escape nupu abil mängust, vajutada maja ikoonile, võta salvesta minu maailm ja nüüd ei ole muud, kui see tund 1 siit ülevalt tuleb asendada tund 2, sest me lisasime nüüd uued asjad siia juurde ja seejärel vajutada sõnale Save. Kui nüüd juhtub, et laps avastas, et tal läks midagi valesti, näiteks ta tahab siin objektide lisamise vaates neid õunu asetada hoopis teisiti, lohistab neid, kuhu soovib ja hakkab uuesti mängu salvestama. Vajutades maja ikoonile, võttes jälle Save My World, siis siin on kõik kenasti näha, et on seesama tund 2 juba olemas, autor ja kuna tegemist oligi selle sama ülesandega, lihtsalt väikesed muudatused tuli juurde ja kui ta vajutab sõnale Save, tuleb ette nüüd selline hoiatav kast. See on juhul, kui ta muudab seda mängu samal hetkel, lohistab objekte ära, kustutab midagi, siis ta küsibki, et kas
salvestada, mine tagasi või salvestada üle see muutus, lisada see muutus ja siin oleks kaval vajutadagi selle viimasele nupule ning seejärel saab jällegi maja ikooni kaudu Load Word ehk lae maailm abil minna vaatama, kas see muudatustega mäng on siin olemas. Nii et näete, ta automaatselt pakub siia 0,1 taha, sellepärast et see nüüd on sama tunni töö, aga muudatusega. Et siin lihtsalt õpetaja peab arvestama, et ta jätab ka selle eelmise töö, jätab muudatusega töö, nii et nagu topelt salvestamine. Kolmas salvestamine on siis, kui tahetakse mängu arvutisse salvestada. Siin juures soovitaks salvestada arvutisse näiteks needsamad projektitööd, sellepärast et muidu võib juhtuda, et oleneb, kuidas need arvutid on töökorras ja ühendatud, et arvutisse salvestatud mäng ei lähe teinekord tööle. Nii et need tunnitööd võiks esialgu olla siin programmis kodu ja kui need on hoolega muudetud, siis need lõpu projektitööd võiks ka arvutisse salvestada. Selleks siis